Armsad sõbrad, olen juba ammu mõelnud teha ühe sarja kiriku peamistest õpetustest, kristliku usu olulisematest tõdedest katekismuse põhjal. Katekismuseks nimetatakse kristliku usu ja õpetuse kokkuvõtet, tavaliselt üsna lühikest, enamasti on tegemist küllaltki väikese raamatuga, nagu näiteks see siin, Martin Lutheri väike katekismus. Kui ma meenutan seda, kuidas mina sain omale esimese katekismuse, siis see oli nõnda. Ma valmistusin ristimiseks, olin noor inimene, lugesin päris palju, aga ega suurt midagi lugeda ei olnud, kuna nõukogude ajal vastava sisulist kirjandust ei ilmunud ja vanemat oli pisut raske kätte saada. Olin lugenud üht-teist ristimise kohta, muuhulgas ka Eesti Nõukogude entsüklopeediast. Mu teadmised ei olnud väga suured ja kõigest muust, mis katekismuses seisab, ei olnud mul suurt aimugi. Läksin Tartu Pauluse kirikusse, leppisin õpetaja Harald Tammuriga kokku ristimise päeva, aga see ei olnud mitte päris niisama, vaid ta andis mulle kaasa ka ühe väikese raamatukese, käskis seda lugeda ja näitas ka mõned osad, mis tuleb pähe õppida. Võtsin selle raamatu ja juba teel koju hakkasin seda lugema ja tegin seda järgnevatel päevadel korduvalt, muuhulgas õhtul koju minnes neid tekste korrates, mis pidid õpetaja Tammuri sõnul peas olema. Peamiselt oli selleks apostlik usutunnistus. Tegemist oli minu jaoks tegelikult küllaltki avastusliku raamatuga, see võib tunduda kummaline, et selline väike raamat 5 peatükki, nagu õpetaja Tammur seda tavaliselt nimetas, võiks sisaldada väga palju ja uudset informatsiooni, aga nii see tookord minu jaoks oli. Alates 10 käsust, mida ma küll umbkaudu teadsin, aga mis olid mulle siiski vähemalt sisuliselt suurel määral võõrad või mille üle ma ei olnud kunagi kuigi sügavalt läbi mõelnud. Nojah, seda ma teadsin, et varastada ei tohi ja valetada ei ole ilus ja tapmine on halb, aga ikkagi. Ja edasi usutunnistus, seesama apostlik usutunnistus, mis tuli pähe õppida. Kui ma seda lugesin, siis ja ka lugesin neid seletusi, mis Martin Luther on sinna juurde kirja pannud, siis said minu jaoks paljud asjad palju selgemaks. Mitmed küsimused leidsid vastuse. Jah, see võib tunduda kummaline, kirjutatud on ju tohutult palju pakse raamatuid, aga tõepoolest selline väike raamatukene võib anda kõige olulisema. Edasi meie isa palve, ristimine, armulaud ja veel üht-teist, mis nende katekismuse kaante vahele oli lisatud. Kõigest sellest ma tahangi teiega järgnevalt rääkida. Loodan, et suudan teile anda edasi seda, mida ma ise avastasin tookord ja olen avastanud hiljem. Loodan, et olete valmis minuga seda väikest teekonda ette võtma. Soovin teile kõigile rohket Jumala õnnistust ja peatse kohtumiseni.